Tervist, siin on Mõtlemaatika ja meie tänaseks teemaks on võrre 7. klassile. Võrre on matemaatiline avaldis, mis näitab kahe suuruse omavahelist seost. Võrre kujutab endast võrrandit, kus on tundmatud suurused, mida me püüame leida. Võrrandi lahendamine tähendab seda, et me püüame leida väärtused, mis muudavad võrrandi tõeseks. Kujutage ette, et te lähete poodi ja tahate osta õunu. Kui te teate, et ühe õuna hind on 1 euro ja te tahate teada, kui palju õunu te saate 5 euro eest, siis kasutate võrrandit. Siin on nõunte kogus tundmatu, mida me püüame leida. Võrre aitab meil leida selle tundmatu väärtuse. Liigumegi siis võrde ja võrdekujulise võrrandi juurde. Võrre kujutab endast lihtsat võrrandit. Näiteks a korda x pluss b võrdub c, kus a, b ja c on teadaolevad arvud ning x on tundmatu, mida me püüame leida. Teeme ühe näidisülesandese juurde ka. Leia x-i väärtus võrrandis 3x pluss 4 võrdub 16. Alguses viime tavalised arvud paremale ning saame, et 3x võrdub 12. Jagame järgmisena mõlemad pooled 3-ga, et leida x. X tuleb 4 ja see ongi lõppvastus. Liigume edasi võrdelise seose ülesannete juurde. Võrdeline seos näitab, kuidas üks suurus muutub vastavalt teise suuruse muutumisele. Näiteks, kui suurused x ja y on võrdelised, siis saame kirjutada y võrdub k korda x, kus k on võrdelisuse tegur. See tähendab, et kui x suureneb, siis ka y suureneb proportsionaalselt ja vastupidi. Teeme ühe näidisülesandese juurde ka. Kui 5 pastakat maksavad 10 eurot, siis kui palju maksavad 8 pastakat? Leiame algselt võrdelisuse teguri k-sid, jagades 10 eurot 5 pastakaga. Sellest saame, et 2 eurot oli 1 pastakas. Kuna me otsime 8 pastaka hinda, korrutame selle arvu 2 euroga ning saame 16 eurot. See ongi lõppvastus. Liigume edasi võrdelise jaotamise juurde. Võrdeline jaotamine tähendab koguse jagamist osadeks, mis on omavahel võrdelised. Näiteks, kui me tahame jagada raha 3 inimese vahel proportsionaalselt nende panusega, siis kasutame võrdelist jaotamist. Teeme ühe näidisülesandese juurde ka. 3 sõpra panid rahad kokku, et osta lotopilet. Anna pani 2 eurot, Berta 3 eurot ja Karl 5 eurot. Nad võitsid piletiga 100 eurot. Kui palju peaks igaüks saama, kui nad jagavad võidu võrdeliselt oma panusega? Leiame algselt kogu panuse, liites kõigi rahad kokku ja saame selleks 10 eurot. Nüüd arvutame iga inimese võidu osa eraldi välja. Anna osa on 2 jagatud 10-ga ja korrutades 100-ga, mis teeb 20 eurot. Berta osa on 3 jagatud 10-ga ja korrutades 100-ga, mis teeb 30 eurot. Ning viimaseks Karli osa on 5 jagatud 10-ga korrutada 100-ga, mis teeb 50 eurot. Selleks saime tänane teema läbi ning loodan, et õppisite midagi uut selleks korraks. Kindlasti laikige ja visake tellimus meie kanalile, et mitte magada maha uusi videoid. Näeme juba järgmises videos.